keskusesse ja täna me tähistame suure eestlase, suure riigitegelase August Rei sünnipäeva. Tema elulugu ja elutee on päris mitmekesine, võiks öelda, niisugune tüüpiline Eesti elu on ju. Et võid erinevatesse kohtadesse sattuda ja eestlasele kohaselt ka laia maailma minna ja mis väga tüüpiline ikkagi ajalugu ka teha. Et meil kõigil on oma perelood ja muud asjad, mis meid võib-olla iseloomustavad, aga osad meist satuvad saatuse keeris nendesse kohtadesse, kus nad loovad ka meie ühiskonna ja riigi jaoks midagi uut ja vägevat ja August Rei kindlasti on olnud see inimene, kes on päris palju andnud. Ma tõstaks ta Konstantin Pätsi ja Jaan Tõnissoni kõrvale kolmandaks riikluse vaates, sest tal on, ma arvan, sellest kahest mehest veel eraldi roll on ka oma riikluse hoidmine ka rasketel aegadel, okupatsiooniperioodidel. Aga jah, täna me oleme selle sammu ette võtnud, et me varasemalt oleme sünnipäevaseminari pidanud Paides, siis me otsustasime see aasta me teeme Türil. Et esiteks siin see koduvald ja eks see külakorda käimine ka, võib-olla järgmine aasta on Järva vallas, et teha nagu tiiru ja olla ka August Rei teemades koha peal olemas. Kõigepealt suur tänu ka Türi vallale ja kultuurikeskusele, et meil see pind on olemas ja on kokku tulla ja on seda üheskoos kohalikul tasandil teha. Samamoodi Kaitseliidule ja selle sees eeskätt Türi malevkonnale. Et meil see hea koostöö on olemas, et malevkond on ka võtnud August Rei mälestust hoida ka siin hoogsalt ka muudel tähtpäevadel käia ikkagi August Rei sünnikohas Kurla külas ära mälestuskivi juures, et me hoiame seda rada, sest kui me ise ei hoia oma riigitegelasi, siis kes teine hoiab, et need rajad rohtuvad ju meist endast, kui me seal ei käi nendel radadel. Et see on oluline käia ja kui need tähtpäevad on, siis ka neid sisustada ja tunda rõõmu, sest see tegelikult täidab meid ja toidab. Täna, mis me teeme? Et kuulame kõigepealt kahte ettekannet, saab ka nendele juurde küsida ja siis teeks ühe arutelu ringi. Aga vaataks ka peale sellele, kuidas vabadussõda Järvamaal, aga ka kaitsetahe toona, kaitsetahe tänapäev, et kui ajaloost rääkida, et peaks alati ka kaasajast rääkima, et siis on midagi ju siit praktilist kaasa võtta, mõelda läbi, et mingil määral võiks öelda, et ajad toona ja ajad tänapäeval on kuidagi sarnased, sest maailma elus on ju ärevust piisavalt palju, kahjuks on ka sõda, et neid asju koos mõelda. Ja lõppu vaatame kohe dokumentaalfilmi, et ei ole niisugune klassikaline kinofilm, pikk formaat, et täitsa rahumeeli vaadata üks värske teos, et kus kirjanik N.Nõu meenutab August Reid ja tema eksiilvalitsuse aega. Natuke meenutusi ka sellest osast Eestist, mida me siin Eestis koha peal võib-olla ei tunnetanud. Me olime siin okupatsioonitingimustes, aga samal ajal Rootsis ja välis-Eestis hoiti seda Eesti riiklust alal. Ka poliitilises mõttes ja vabamalt sai seda hoida alal, kui me siin kodumaal pidime kannatama repressioone, kui tahtsime Eesti Vabariiki mainida või selle nimel tegutseda, siis tegelikult August Rei ja tema kaaskondlased seisid selle eest, et see Eesti omariikluse idee ei kaoks kuskile ja ka ta praktikas ei kaoks. Nii et jah, ma arvan, me 1,5–2 tundi, et selles vahemikus orienteeruvalt toimetame, ja minu roll on seda tempot hoida. Mina olen Neimar Veldre, et olen suur August Rei fänn, endine Paide linnapea, järvamaalane elupõline. Väga tore. Kas kellegil on mõtted siin päevakorra osas on ju? Ei ole? Tundub okei minna sellele teekonnale. Kõik noogutavad sisemiselt või ka välimiselt natukene. Siis on hästi. Aga alustame Jaak Juskest. Jaak ajaloo populariseerijana, kaasõpetajana nagu minagi. Jaak tuleks ja räägiks, kuidas me maarahvast riigirahvaks saime eestlaste elu ja mõttemaailma vabadusaja eel ja ajal. Et me läheks sellesse aega sisse. Jaak meid ka kenasti sinna juhatab. Toreda sissejuhatuse eest. Tere, hea Türi rahvas! Et mina tõesti Jaak Juske ja nii kaua, kui ma ennast mäletan,
on mind need vana aja lood huvitanud, paelunud, nagu ma ütlen, et mäletan, kuidas kõik vanasti oli. Täna siis tõesti ajalooõpetaja ametis Eesti kõige suurimas puitehitises, Pelgulinna riigigümnaasiumis, aga ajalooga puutun ka muul moel kokku, teen pidevalt ajalootuure ja kirjutan ja et ajalugu hommikust õhtuni. Nüüd ma oma õpilastele alati räägin seda, et milles on nagu ajaloo võlu, ajaloo tuum. Et loomulikult ajaloos on palju ka fakte, eks ole, aastanumbreid ja nimesid, sündmused, jube tüütu on ju. Aga kui sa hakkad mõistma neid seoseid ajaloo sündmuste vahel, kuidas üks mingisugune sündmus, areng põhjustas järgmised, siis oled sa saanud aru sellest ajaloo tuumast, ajaloo võlust. Sest mitte ükski ajaloo sündmus, eks ole, ei sünni lihtsalt iseenesest. Et igal asjal on oma eellugu ja sellel eellool on muidugi veel omakorda eellugu. Ja loomulikult me oleme uhked selle üle, et meil on olnud Eesti riiki 107 aastat. Nagu me rääkisime ka täna hommikul seal Kurlal, eks ole, et kui ka faktiliselt Eesti riiki maailmakaardil ei olnud, siis just nimelt August Rei on üks nendest, kes siis paguluses eksiilvalitsuse juhina seda nii-öelda õiguslikku järjepidevust alal hoidis, see nii-öelda Eesti omariikluse punane joon, millest ka pärast see film lähemalt räägib. Nii et Eesti riik 107 aastat, see on üks väga võimas lugu ja kindlasti meie Eesti rahva ajaloos väga, eks ole, kannatuste rohkes loos väga võimas lugu, sest mitte igale rahvale pole antud võimalust oma riiki luua ja seda hoida. Aga ega Eesti riik enam kui 100 Eesti sündinud ju tühjale kohale. Me pidime olema ka rahvana saanud küpseks. Et kui impeerium ilmasõjas kokku varises esimeses ilmasõjas, siis meil tekkis see üürike ajaaken, see oma riik välja kuulutada. Aga me pidime selleks valmis olema. Et mind on isegi võib-olla rohkem paelunud see sajand, mis eelnes Eesti riigi sünnile. Kus me tõesti ka rahvana küpsesime, toimuvad mitmed olulised pöördelised arengud Eesti rahva ajaloos, mis sillutasid omal moel teed selle oma riigini ja ega ka see omariikluse mõte ajas arenes, avanes, sest kunagi varem ei olnud Eesti riiki olnud, et me pidime ka ise selle mõttega ühel hetkel enam kui 100 harjuma, et Eesti riik ongi võimalik äkki. Selle eest, eks ole, tasub ka võidelda, võib-olla ka surra, eks ole, et me ka ise pidime selle mõttega harjuma. Nüüd see Eesti rahva sajand, mis eelnes oma riigile, et milline siis on olnud see meie teekond maarahvast, ilma nimeta rahvast tegelikult, kaasaegseks Eesti rahvaks, riigirahvaks. Veel ju enam kui paarsada aastat tagasi, 19. sajand esimesed kümnendid, päris algus. Eestlasi kustutigi ju maarahvaks. Me olime ilma nimeta rahvas. Me olime pärisorjad. Ja et ikkagi mõista seda eestlaste nagu õiguslikku staatust, et kes oli pärisori. Üks toonane Prantsuse aadlik on öelnud, et inimene, see algab paruni tiitlist. Et loomulikult pärisori oli, eks ole, orjastatud talupoeg, ta oli kahtlemata bioloogiliselt inimene, aga õiguslikult teda ei peetugi päris inimeseks. Ta oli mõisniku elav tööjõud, kellega võis peaaegu kõike teha. See teatud piirangud muidugi oli, ajapikku ka pärisorjade positsioon pisut paranes, aga me olime ikkagi, meie eesmärk oli sisuliselt sünnist surmani teha mõisniku jaoks tööd. Ja on ju see hea näide, eks ole, kuidas kaks toonast parunit tegid omavahel diili, et üks vajas teise paruni jahikoeri, tõupuhtaid jahikoeri, ja siis selle hinnaks oli mitu pärisorja peret, eks ole, koerad versus inimeste pered. Et niimoodi meie esivanematega kaubeldi sisuliselt. Ja samas jällegi see Balti-Saksa lugu on ju jällegi lahutamatu osa Eesti ajaloost, nii halvas kui heas loos, et alati ütlen, et me võiksime olla tänapäeval kaasaks Eesti rahvana nagu suuremeelsed. Sest see Balti-Saksa lugu on paraku täna, eks ole, peatükk ajalooõpikus, aga meie oleme saanud vahepeal pärisorjades, eks ole, riigirahvaks. Jällegi, mida rohkem ka sellest mõisaajast aega läheb, seda rohkem me võib-olla ka vaatame natuke rahulikuma pilguga seda Balti-Saksa pärandit,
sest sealt ikkagi ju võrsusid tõelised maailmanimed, maade avastajad, riigimehed, kirjamehed, kes on tõesti andnud panuse kogu maailma ajalukku, aga nad olid Eestis pärit ju aadlikud, eks ole, kasvasid kõrvuti nende samade pärisorjadega. Ja mida me tihti unustame, et nende tulevaste parunite esimene keel oli tihti kohalik eesti keel või keelemurre, sest nende ammed olid üldjuhul Eesti talunaised, kes siis, eks ole, kelle piimanajal need parunid sõna otseses mõttes üles kasvasid ja samal ajal, eks ole, siis need Eesti naised laulsid neile kohalikke Eesti rahvalaule. Ja oma esiisade keelt või emade keelt õppisid need baltisaksa parunid alles palju hiljem rääkima. Üldjuhul oli selline skeem. Et veel kord, jah, see baltisaksa lugu nii heas kui halvas on oluline peatükk Eesti ajaloos. Nüüd, eks ole, ikkagi 19. sajandi algus juba ju valgustusideed jõuavad lõpus ka siia Vene impeeriumisse ja teatavasti siis Vene keiser Aleksander I kaotab 1816 ja 19 Eesti aladel, mis ju jagunesid, eks ole, Eestimaaks ja Liivimaaks lõplikult pärisorjuse ehk alles 100 või 210 aasta eest saavad eestlased nii-öelda vabadeks inimesteks. Ja siis, kui sa oled vaba kodanik, on sul vaja panna sulle liidnimi, perekonnanimi. Täpselt 200 eest saavad meie esivanemad endale perekonnanimed. Iga see perekonnanime lugu on ju omaette põnev lugu. Ma loodan, et olete oma perekonnalugu uurinud, kes rohkem, kes vähem. Aga me jäime ikkagi väga pikaks ajaks mõisaga seotuks, sest maa jätkuvalt kuulus mõisale, eks ole, samas, et teoorjus jätkus veel sisuliselt kuni 19. sajand keskpaigani. Aga me olime saanud vabaks, me võtsime hoogu, me kogusime jõukust, meie esivanemad. Ja 19. sajand keskpaik saab alguse ju talude päriseks ostmine. Jällegi me jäime veel pikalt mõisale võlgu, aga me saime esimest korda oma maa peremeheks. Jah, see maalapp oli väike, aga see kuulus nüüd meile, kuigi see tuli, eks ole, ikkagi välja osta. Ja siis moodustatakse Eestis vallad, esimest korda saavad eestlased, taluperemehed proovida ühe haldusüksuse juhtimist. Jällegi oluline, eks ole, nii-öelda verstapost teel oma riigi juhtimise suunas. Oli see valdade moodustamine ja kogu selles laines saab alguse 19. sajand teises pooles meie rahvuslik ärkamise aeg, mille alguseks võib pidada tinglikult aastat 1857, sest sinna mitu olulist meie rahva ajaloos olulist siis episoodi. Papa Jansen hakkab samal aastal Pärnus välja andma Pärnu Postimeest, nii-öelda pideva Eesti perioodilise ajakirjanduse sünd, eks ole, eestikeelse ajakirjanduse sünd. Samal aastal hakkab eraldi vihikutena ilmuma Kreutzwaldi koostatud Kalevipoeg, meie rahvuseepos. Samal aastal, kui me räägime ka siinsest majanduselust, hakkab Narvas muide tööle Kreenholmi manufaktuur. Ja muide, samal aastal toimub üks väga põnev üritus, mida isegi otseselt on nagu raske eestlastega seostada. Tallinnas nimelt, Kadrioru rannas toimub 1857 baltisaksa laulupidu. Ja Papa Jansen on seda vaatamas, seda kohaliku härrasrahva laulupidu. Vaatab, et issand äge mõte, võiks teha ka eestlaste laulupeo. Ja me jõuame selle loo põhjal selle hetkeni, et me oleme kahtlemata uhked meie rahvusliku ärkamise üle. See on ju hetk, eks ole, kus maarahvas saab lõplikult Eesti rahvas. Me saame nagu rahvana nime ja saame, eks ole, kujuneme kaasaegseks kultuurrahvaks. Aga selle ärkamisaja formaadi me tegelikult alateadlikult laenasime soomlastelt, aga ka eelkõige baltisakslastelt, kelle sarnane ärkamisaeg, rahvusliku identiteedi nii-öelda sünd, oli natuke enne meid. Et kõik need samad laulupeod, seltsiliikumised, isegi trikolood on laenatud baltisakslastelt, aga me andsime sellele kahtlemata oma unikaalse rahvusliku sisu. Ja see laulupeolugu on see hea näide. Papa Jansen käis, vaatas, issand käge formaat, tuleb saada Vene keisrit tuba eestlaste laulupeoks. Võttis väheke aega, eks ole, me teame, et siis 1869 me tulime Tartusse kokku esimesele Eesti laulupeole. Laulda said paraku siis ainult veel mehed
läks natuke aega, enne kui lubati ka naised laulma. Aga selle laulupeoga on üks tore lugu, et tegelikult oleks võinud kõik minna untsu. Sest kunagi varem polnud ju sedavõrd suurt eestlaste ühendkoori kuuldud laulmas. See oli esmakordne. Et kuidas ikka kõlab, et kas ikka nii-öelda talumehed siis, eks ole, oskavad korralikult laulda. Ja selle laulupeo peaproov toimus Tartu Maarja kirikus. See õnnetussaatuse kirik, mis sõjas põles, on nüüd praegu, eks ole, siis ülesehitustööd käimas Tartus. See on meie laulupeo kirik, Tartu Maarja kirik. Ja seal kinniste uste taga toimus laulupeo peaproov. Õnneks läks hästi. Mõelge, kui läks läinud natuke halvasti. Ja Tartus siis Narva mäel tänase Peetri kiriku kandis see laulupidu toimus. Ja me sõna otseses mõttes ju laulsime ennast kaasaegseks Eesti rahvaks ja selle, eks ole, nii-öelda kulminatsiooniks oli siis Jakob Hurda peokõne, mille sisu oli see, et me olime ajanud tegelikult selja sirgu, me ei tahtnud sulanduda ei sakslaste ega venelaste sekka, me tahtsime olla väike, aga tubli kaasaegne Eesti rahvas. Ja pärast seda Tartu pidu enam tegelikult meid murda ei saanud, sest selle laulupeo, esimese laulupeo sellises eufoorias sünnib meie kirjameeste selts, sünnib Eesti üliõpilaste selts, kes valib ju oma värvideks sinise, musta ja valge 1881. Seesama sinimustvalge vennaskond, kes on meile esimese lipu kinkinud, mis pühitseti Otepääl 1884 ja vennaskond, mille liige on ka mul täna au olla. Me oleme ikka õnnelik rahvas, meil on see päris esimene Eesti lipp alles. Muide, tuletame selle sinimustvalge lipu loo hästi kiiresti meelde, see on tegelikult omaette seiklus. See esimene Otepääl pühitsetud seltsilipp, eks ole, noorte Eesti üliõpilaste lipp, elas ju oma nooruspõlves Tartus väga vallatud üliõpilaselu. Ja kui nüüd Eesti riik ühel hetkel sünnib, siis ta pandi ühel hetkel juba Eesti Rahva Muuseumisse juba toona hoiule, nagu ta ka praegu on, eks ole. Selts sai endale uue lipu muidugi ja siis, kui saabuvad saatuse päevad 1940 algab võõras võim, siis seltsivennad sisuliselt panid selle lipu sealt ERMi hoidlast pihta ja peitsid selle siis sõja lõpus ühe seltsivenna Põhja-Tartumaal asuva talu korstna jalga. Või kui täpne olla, see lipp volditi kokku, see esimene lipp, pandi plekkkarpi, mis pandi suuremasse puitkarpi, mis siis müüriti vastu kuuma korstna jalga. See oli Eesti rahva suurim saladus, kus see lipp ja reliikvi asub. Seda ainult paar meest teadsid, õnneks keegi ei reetnud, õnneks elav mälu säilis ja alles aasta lõpus 1991, kui riik oli taastatud juba, alles siis juleti see lipp sealt välja võtta ja keegi ju ei teadnud, mis seisus lipp on. Ta oli olnud ligi 50 aastat vastu kuuma korstna jalga, ma tuletan meelde. Võeti see karp sealt välja, liiti üles, see väline puitkarp oli saanud kuuma kahjustusi. Võeti sisemisest karbist lipp välja, eriti habras oli valge lipukangas ja siis saadeti lipp Soome restaureerimistöödele. Aga mäletate, lipp oli elanud ju nooruses lõbusat üliõpilaselu. Et lipukangad leiti huulepulga jälgi, šampuse plekke, aga ta oli alles. Ja nüüd, eks ole, teatavasti saanud endale eraldi ruumi ja hoiukoha ERMi uues majas. Ja see lipulugu on ka sellest ju teekond Eesti riigi suunas. Ja näeme, kuidas meie rahvusvärvid on tegelikult, eks ole, küll meie välja mõeldud, aga see trikoloor ja üliõpilasselts on jällegi kopeeritud Balti-Saksa korporatsioonile, mis juba varasemalt Tartu Ülikooli juures tegutses. Ja nüüd see sama hetk, kus on meil see laulupidu ja sünnivad meie rahvuslikud seltsid ja kõik see tore aeg, jõuab ju Eesti aladele raudtee, avatakse Balti raudtee, täpselt 155 aasta eest, 1870, ehk tekib siis Eesti aladel kiire maismaaühendus impeeriumi südame, Sankt-Peterburgi ehk suure Vene turuga. Ja see raudtee tulek, raudtee laienemine 19. sajandi lõpus käivitab Eesti aladel ju väga kiire tööstusliku pöörde. Meie suurimad tööstuslinnad kasvavad pöörase kiirusega, sest nende vanade sakste linnade ehk vanalinnade ümber hakatakse rajama vabrikuid, tehaseid nagu seeni pärast vihma. Need vajavad massiliselt toona tööjõudu, muidugi toodi ka tööjõudu Venemaalt, aga valdavalt maarahvas. Kuna rahvaarvu kasvas toona, hakkavad eestlased linnadesse valguma, et minna tööle nendesse
vabrikutesse saada kaasaegseks linnarahvaks ja me sisuliselt ehitasime selle Sakste linna ümber oma puust agurite pärjad, mis ka meie suuremates linnades suuresti tänaseni alles. Me saime majaomanikeks linnas ja see muide tsaariaja lõpus andis sulle õiguse osaleda kohalikus poliitikas. Ja kui me nüüd täna ju tulemas selle aasta sügisel kohalikud valimised, siis ajalugu muutsid 1904. aasta Tallinna linnavolikogu valimised, kus juba Eestis os majaomanikke sedavõrd palju, et meie Eesti liidrite seal Jaan Poska, Konstantin Pätsi, ehitusinsener Voldemar Lenderi juhtimisel me panime muide seljad kokku Tallinnas toona 1904 kohalike venelastega, et siis üheskoos ühisnimekirjaga murti aastasadu kestnud baltisakste võim Reevalis või toona venepärane Reevel. Ehk võim Tallinnas läks esimest korda 1904 eestlaste kätte ja Voldemar Lenderist sai õige pea ka esimene Eesti soost linnapea. Ehk me olime 14 aastat enne oma riigi sündi saanud küpsenud kaasaegseks linnarahvaks, kultuurrahvaks ja olime valmis saama, kui tekkis see ajaaken ka kaasaegseks riigi rahvaks. Ja nüüd tulles selle August Rei loo juurde, siis August Rei, eks ole, kes on üks meie riigijuhte olnud, eksiilvalitsuse juht on, tal on ka väga oluline ikkagi roll olnud selles just selle oma riikluse eelloos, mis puudutab seal siis alates 19. sajandi lõpp ja muidugi möödunud sajandi algus, kus ta, eks ole, juba koolipoisina selle karmil venestuse ajal võitles selle eest, et eesti keel lõplikult koolist ei kaoks, nagu toona paraku oli tsaarivõim otsustanud, kõik pidi olema venekeelne, hakkab võitlema just sellise solidaarsema, õiglasema, demokraatlikuma ühiskonna eest ja muidugi väga oluline ka Rei loos ja üldse Eesti omariikluse eelloos on ju esimene Vene revolutsioon 1905, kus see Vene siis isevalitsuslik kord hakkas kõvasti kõikuma ja selle põhjuseks oli ju Vene-Jaapani sõda, mis näitas, et Vene impeerium võib tunduda küll suur ja võimas, aga tema alustalad olid sedavõrd pehkinud, ta oli kõikides valdkondades nii sõjaliselt, poliitiliselt, majanduslikult jäänud ülejäänud Euroopast ja läänest maha, eks ole. Nii et see 1905. aasta revolutsioon ja Vene-Jaapani sõda näitas seda, et impeerium ei pruugigi olla igavene. Ja see on ka ju aasta just, eks ole, revolutsioon Venemaal, mis ka Eesti alasid puudutas. Meie esimesed Eesti erakonnad toona sünnivad ja August Rei oli tihedalt seotud siis sotsiaaldemokraatliku liikumise ja erakonnaga, oli üks sellega kauaaegseid juhte. Aga muidugi toona jäi veel see Vene keisrivõim püsima, aga see näitas, et see võib olla väga habras. Ja kui algab 10 aastat hiljem esimene maailmasõda, siis see teatavasti sai ju Vene impeeriumile saatuslikuks ja 1917, eks ole, veebruari revolutsioonipäevil Vene keisrivõim varises kokku ja siis hakkavad ju need sündmused, mis kulmineeruvad Eesti Vabariigi sünniga. Aga ka nendel väga pöördelistel päevadel ja kuudel 1917-18 just see nimelt iseseisvuse mõte küpses. Me ise tegime niisugused arglikke samme oma riigi suunas, sest veel kord me olime olnud 2 sajandit Vene impeeriumi osa. Kunagi varem polnud Eesti riiki olnud. Et just see, mida ma alustasin, et kas me oleme valmis selleks, kas Eesti riik suudab ise püsima jääda, kas see üldse võimalik on, et Eesti riik sünnib. Aga muidugi see, et oli aastal 17 teatavasti ka teine riigipööre, kus tulid võimule enamused kommunistid ehk bolševikud, kelle niukest, eks ole, nii-öelda terrori ideoloogiat oli Rei näinud väga lähedalt ja ta teadis seda ka, mida nii-öelda karta punaste võimust. Nii et just see Nõukogude võimu kehtestamine ja oktoobripööre Petrogradis ja Vene impeeriumis näitas seda, et eestlastel tuleb see risk võtta ja oma riik kuulutada välja või olla selleks valmis, kui Venemaal sündmused sellesse hetkesse jõuavad. Ja tegelikult ju meie iseseisvuse loos on väga oluline kuupäev selle nii-öelda vabariigi sünnipäeva kõrval, 28. november 1917, kui Toompea lossist oli kokku meie esimene parlament, Eesti maapäev.
ja kuulutas ennast siis sügisel 1917 just pärast seda bolševike riigipööret kõrgema võimu kandjaks Eesti aladel. Et seda maapäeva otsust on peetud selliseks nagu eeliseseisvuse otsuseks. Nendel samadel pöördelistel kuudel ja päevadel aastal 17-18 aastal oli August Rei seotud meie rahvusväeosade loomisega, koondamisega, sest esimene maailmasõda, mis oli kestnud toona juba üle 3 aasta, oli viinud siis Vene mundris ilmasõja rindele ligi 100 000 Eesti meest. See on ikka pöörane arv, peaaegu maksimum, mida üks väike rahvas suudab välja panna. Nendest 10 000 jättis sinna ka oma elu ja tervise, et kahtlemata väga traagiline ka paljude Eesti perede jaoks, aga samal ajal 10 000 Eesti mehed said küll Vene mundris, võõras mundris, aga said sõjalise väljaõppe, said kogemuse, kuidas sõdida. Ja need rahvusväeosad, nende loomine oli ikkagi väga oluline, jällegi see, mis aitas seda oma riiki, mis ühel hetkel sündis, kindlustada, eriti pärast seda, kui novembris 1918 keisrlik Saksamaa kokku varises, sest meil tegelikult oli õnne. Kui see riik veebruaris välja kuulutati, ega keegi ei teadnud, mis saab, eks ole, Saksamaast. Et Saksamaa, kui ta oleks sõja võitnud, siis seda riiki, Eesti riiki, tegelikult poleks ju sündinud. Aga jälle meil oli ka õnne, et sa pead õiged hetke tabama, aga sul peab ka õnne olema. Ja see, et 9 kuud hiljem novembris 1918 keisrlik Saksamaa kokku variseb, tuleb uuesti põrandalt võimune, eks ole, ajutine valitsus, Eesti valitsus siis Pätsi juhtimisel. Ja siis hakkab päriselt oma riigi ülesehitustöö ja samal ajal see uus Vene impeerium, Nõukogude Venemaa ründab meid, algab vabadussõda. Aga meil olid olemas need rahvusväeosad, juba eks ole varasemalt koondatud, loodud, kes kindlasti aitasid kõike selles suunas, et me selle sõja võitsime. Aga jällegi vabadussõja võiduloos on muidugi oluline ka see, et meil endalt tekkis see kaitsetahe. Et see sõda tegelikult sünnitas selle usu Eesti rahva seas, et Eesti riik võibki püsima jääda. Selle eest tasub võidelda ja ka, kui vaja, siis langeda. Ja teine õppetund on see, et väike rahvas, nagu me oleme, me vajame liitlasi. Et muidugi meid päästis võib-olla kõige hullemas ka see, et see Nõukogude Venemaa pidas, eks ole, suurt sõda mitmel rindel. Kui ta oleks kogu jõuga meie vastu tulnud, võib-olla me ei oleks ellu jäänud. Sest ega ju paljud rahvad, kes toona ennast Venemaa küljest lahti sidusid, need see uus impeerium neelas ju esimese hooga kohe alla. Aga Balti riikidel, Soomel ja Poolal oli õnne ja me relvaga oma iseseisvust kaitsesime koos liitlastega. Ja kahtlemata, eks ole, rootslaste, soomlaste osalemine väga oluline. August Rei oli toona ajutise valitsuse siis asepeaminister ja tema just sai olulise missiooni sõita Soome ja paluda hõimuvelledelt abi. Sest Soomes on just lõppenud väga verine ühiskonda lõhestav kodusõda, mida muide Eestis ei olnud. Ja soomlased olid hästi skeptilised, kas sellesse Eesti sõtta sekkuda, äkki on ka Eestis kodusõda. Aga meie selgelt, eks ole, võitlesime võõra agressorriigi vastu. Ja just see, et Soomes ikkagi mõjukas partei olid sotsiaaldemokraadid ja Rei oli ka selle ilmavaate esindaja. Ja Rei suutis hõimuvelded ära veenda. Ja soomlaste abi oli ju ülioluline. Aga võib-olla kõige olulisem ikkagi oli Briti laevastiku saabumine Tallinna lahte, Läänemerele. See oli ikkagi maailma toona suurim võimsam laevastik, tuli meil appi ja me üheskoos saime sellest vaenlasest jagu ja selle sõja võitis väike vapper Eesti. Meie iseseisvus jäi alles ja algas see meie esimene 20 aastat, kus me jäime sõjaliselt erapooletuks, mis jällegi on üks õppetund, sest kui algab teine sõda 20 aastat hiljem ja suur kuri naaber meile ultimaatumid esitab, siis 1939 me võime neid toonase Eesti juhtkonna otsuseid mõista või hukka mõista, aga meil ei olnud toona mitte ühtegi liitlast. Vabandust, meil oli poolik liitlassuhe Lätiga. See oli kõik, et me olime jumala üksi. Et see on ikkagi üks õppetund olnud, kui meil anti õnneks see teine võimalus 1991, et me ei tohi enam kunagi olla üksi. Ja me täna näeme, kui oluline on neid liitlassuhteid hoida
ja samas ka näeme seda, et ka meie suurimad liitlased võivad teha väga imelikke otsuseid. Et see näitab, et iga liitlane meil on oluline. Aga ma arvan, et lääneriigid üheskoos on jätkuvalt ikkagi jõud, milles see kurjuse impeerium idas, isegi kui ta selle peale mõtleb ja plaanib, ta tegelikult saab aru, et ta ei suuda lääne ühtsust murda. Et kui tähtis on seda vabadust iga päev hoida ja samas tunda ka rõõmu selle üle, kuidas meil on väikse rahvana pööraselt vedanud, et meil on 2 korral ühe inimea jooksul olnud võimalus see riik luua või siis taas luua. Ja selles omariikluse loos tõesti August Reil on oluline roll, millest me saame ka järgmistes ettekannetes ja filmis lähemalt edasi rääkida. Nii et naudime iga päeva vabas demokraatlikus Eestis. Aitäh! Suur tänu Jaagule, täpselt õigel ajal saabub see punkti moment, et väga hea õpetajatöö, täpselt teada, nagu millal tuleb järgmise tunni teema, aga järgmine ettekanne, ma arvan ka siuke sütitav kõne, on Tõnis Orumaalt, Kaitseliidu Türi malevkonna pealik, ja Tõnis räägib meile August Rei rollist rahvaväe loomisel, teekond kingitud kahuritest võiduni. On siit pealkirjastatud, aga kuuleme lähemalt, mis siit nüüd tulema hakkab. Ma panin paar märksõna kirja. Nii, tere ka minu poolt, Türi malevkonna pealik ja sellest samasse oma riiklusest ja millest algul sissejuhatus oli ka meie oma riikluse alustalade siis ja väljavõitlejate mäletamine, sest ma ütlen ausalt, minu juured tulevad ka Türi valda, isa poolt sisse, aga põhielu on olnud mul Paides. Olen olnud reservohvitseride kogu siis läbiohvitser Gruusias, ehk siis näinud, milline on seal see vabadus või iha, võitlus, korruptsiooni, oligarhia, kõigi muuga, kuidas see kõik riigikaitsega seotud on. Ja siin nüüd kodus tagasi olles, peale seda, kui ma selle malevkonna pealiku nagu nõusoleku andsin ja mind valiti, siis ma hakkasin vaatama, et kes meil siit Türi vallast pärit on. Et küll kunagi oli see Viljandimaa, aga tänases Türi vallas siis tegelikult Kabala ümbruses, kui me võtame Kabala sinna keskpunktiks, hakkame paremalt poolt äärest minema, siis on meil Larka seal sündinud. Siis läheb sealt juba Markma risti, on meil Vilm sünnikoht. Läheme sealt Imavere poole edasi, August Rei. Ja see kummaline seos, kuidas ühest väiksest nurgast Nugiseks ka? Ja, ütleme, räägin praegust riikluse poole pealt, on ju. Et vabadussõja kangelasi ja vabadussõjas oma elu andnud, neid on üle Järvamaa, pärast ka kõvasid metsavendlasid, on ju. Aga nüüd, kui me võtame selle väikse nurga sealt, et kuidas ühest väiksest nurgast tuli nagu nii palju neid riigimehi. Et miks või kuidas seal samas maanurgas siis mõeldi teistmoodi või need inimesed nägid oma elu teistmoodi, et nad tahtsid hakata kohe seda oma riiklust, nii kui see hapnik kätte anti. Selles mõttes tegelikkuses mina nagu
tänase, kuidas ma ütlen siis, reservväelasena minu töö on vaadata, mida kurjus siin Eestis teeks ja kuidas teeks. Ja kui mina täna vaatan, panen ennast sinna, panen teisel poole sinna kingadesse, kuramus, mitte kellelegi ei tohi hapnikku kätte anda. Sellepärast, et Eesti on 2 korda, on lastud hapnikku antud ja 2 korda on Eesti saanud vabaks. et selles mõttes, nii nagu sõjamehel peab õnne olema, oli ka eestlastel õnne ja sellest me kõigest ka räägime, aga õnnest puhtalt ei piisa, vaid on vaja ka siis nii-öelda julgust, südikust ja järjekindlust. Aga nüüd ma toon ühe näite, sellepärast, miks ma sellest rääkisin, sealt 3 meest. Nende elud ja ajalugu tegelikult ühtivad, jooksevad läbi erinevatel ajahetkedel. Ja lihtsalt üks näide minu vanaisa isa poolt. Tema mobiliseeriti, oli Saksa sõjaväes ja siis kui oli taandumine, oli Moonavooris. Ja Emajõe all seal kuskil, jäid sinna lõksu, jäeti neid sinna ja siis nad avastasid, et Moonavooris on alkoholi ka. Ja mis sa ikka teed, et siis hakkasid seal Eesti poisid omavahel siis pidu panema ja siis järgmine hetk, mida ta mäletab, oli see, et oma küla poiss punases vormis ja lükkab mütsi üles, tähed käes ja ütleb, Mart, kurat, mis sa siin teed? Siis visati Saksa vorm seljast ära, löödi talle punane vorm selga ja edasi. Loomulikult nii õnnelikult talle ei lõppenud see kõik. Pärast oli ikkagi inimesi, kes mäletasid, et ta ju ikkagi formeeriti algu Saksa sõjaväkke, et pidi oma siis tööga tasa teenima. Aga lihtsalt see näitab seda, et kuidas väiksest kogukonnast ja õnne hetkel saavad inimesed kokku. Aga nüüd August Rei juurde tagasi tulles, siis ma pean ütlema, et ja rohkem sügavam kaevad, seda huvitavamaks see asi ajalugu läheb. Aga nüüd, kui ma võtan päris algusest, siis tegelikkuses ka, ütleme, tsaari armee ja ka, ütleme, pärast ka Nõukogude armee, siis kõik üliõpilased pidid ju käima nii-öelda see reservteenistuses. Sa lõpetasid ülikooli ära ja sa pidid reservteenistus käima. Ehk siis juba nemad, suured riigid nägid, et see reservväelane, see reservvägi on hästi vajalik. Ja loomulikult nägi ka August Rei seda, et kui me jõuame pärast oma riikluseni, ehk siis tema on see mees, kes on öelnud, et poliitik peaks sõjakunstlik kursis olema ja seda ise maitsma, seda sõduri põlve ja seda tema selles mõttes ka tegi. Ehk siis, kui nüüd seal oli võimalus valida, et kuhu ma siis lähen aega teenima, siis tema valis suurtükiväe. Miks? Sest suurtükiväes on hästi palju matemaatikat, igasuguseid geograafiaga seotud teadusi ja nii edasi. Ja tema otsustas, et see on see, mida temal oleks mõistlik õppida. Ja nagu, kes on Vene ajal elanud, veel aega teeninud, minul õnnestus Eesti aega teenida, aga Vene ajal elada, siis oli näha, kuidas see masinavärk toimis. Ja talle öeldi, et loll, et mis see Soomer oli. Soomes on kõige karmim. Mina kuskil Venemaa avarustesse, seal on rahulikult, oled selle oma aasta ära ja ongi korras kõik. Aga leidis, et kui ta juba selle aasta peab kuskile panustama, siis ta panustab nagu selliselt, et ta saab midagi siis tagasi ka. Ja loomulikult on kõik need tulevased eeskujud, kes nagu noort inimest vormivad, oli ka Soomes siis patarei komandöriks siis Poola taustaga
Eugen Rodzjevitš, kes tulevane siis Poola kahuriväe ülem on. Ehk siis see näitab seda, et kuidas ta sai sealt väga tugeva nii-öelda väljaõppe. Ehk siis mees, kes tema jaoks oli nii-öelda eeskujuks, on tulevane kahuriväe ülem, mida ma ütlen, et see peab olema väga tark mees. Sest täna, ma lihtsalt toon teile näite, täna on meil tahvelarvuti, kus paneme sisse koordinaadid, paneme sisse ilmastiku ja siis ütleb, nii palju on vaja sul püssirohtu selle laengu sinna lennutamiseks. Toona käis see kõik paberi peal. Ehk siis pidid seda kõike paberi peal tegema. Ja nii nagu ka Šveik on öelnud, ehk siis esimene maailmasõda hakkas pihta siis Ferdinandi tapmisega, on ju. Ja loomulikult asus nii-öelda see Vene impeerium kohe ka tegema valmistumisi selleks, et seda sõda tema aladele jõuaks. Siit jookseb hästi palju erinevatest kohtadest läbi just Saksa keisririik ja Saksa keisririigi ja hilisema Saksa riigi nii-öelda rahad, siis nii-öelda mõjutustegevus, kuidas selles mõttes sõda ikkagi valla päästeti. Sest esimese hooga tsaar mobilisatsiooni välja ei kuulutanud, mille pärast taheti ikkagi nii-öelda sõda ära hoida, aga kuna seal samamoodi nõuandjaid oli palju, siis otsustati ikkagi, et kuulutame mobilisatsiooni välja. Eesti rahvas mäletas sakslaste nii-öelda seda võimu. Ja kui me täna jällegi nii-öelda ajaloost järjest kaugeneme, tuleb siuke kuidagi rahvusromanss ja nii-öelda see Balti sakslased ja kogu see sakslaste teema, mis ei ole vale, et me sealt õppisime hästi palju. Aga tolle hetkel, kui see mobilisatsioon välja kuulutati, siis eestlased, lätlased, leedukad, kõik olid valmis nende sakslaste vastu sõdima. Ehk siis mindi nii-öelda mobilisatsioonile, mindi ikkagi selles mõttes suurte nii-öelda rahvahulkadega saadeti teele ja ikkagi see, et te lähete nii-öelda meie vabadusest võitlema. Samas August Rei on ise meenutanud, et ta oli Viljandis toona advokaat, et tema nägi seda asja hoopis teisest küljest. Kuidas see kõik see mahajäämus läänemaailmast nii sõjalises majanduses ja kõiges selles, et kuidas see nagu tegelikkuses üldse ei lähe kokku sellega, mida rahvale nüüd väga nagu välja öeldakse, et läheme sõdime ja võidame ja nii edasi. Aga näide ka sellest, et selleks, et ta sai küll kutse kätte, aga enne kui ta sealt Viljandist minema sai, siis 2 nädalat oli jälle tekkis seal mingi auk sisse ja täpselt seesama see Vene loks on ja mida ta on ka ise öelnud, et Vene riigi koosseisus eestlased veel jäävad ellu. Neil on õigeusk ja meil on nii-öelda läänepoolne usk, ehk siis meil on mingi sein vahel. Aga nii kui see Saksa tuleb, et siis neelatakse meid kogu täiega alla ja Eesti see rahvus, kui see kaob ära. Ja sealt nüüd tegelikkusest tulebki välja see pool, et nii-öelda selle Vene riigi koosseisus ja nii-öelda sõdimine ja eksisteerimine mingi oma riiklusena tegelikult juba sellel hetkel inimestel koitis, et see oleks võimalik. Ja kui ta nüüd nii-öelda mobiliseeriti, siis esimene oli jällegi sõjaväelasena, ohvitserina, toona ta oli lipnik, oli tal õpetada välja uusi sõdureid. Ehk siis ka neid, kes ei olnud üldse kunagi ajateenistusega või sellisega kokku puutunud. Ja selles mõttes, et ta ise pandi
siis kahuriväkke ja ta sai nii-öelda see patarei ülemaks ja kuna ta Peterburi lähedal jällegi oli nii-öelda kaitseliin, siis on sul 2 varianti. Kas sa teed oma selle töö ära, istud, võtad napsu seal teistega või sa valid teise tee ehk siis hakkad õppima. Ja August Rei oli see, kes otsustas, et tema tahab rohkem teada ja õppida ja samamoodi ta hakkas õppima ju siis seda suurtükiväe poolt samamoodi. Ehk siis tuli kõik integraalarvutused, siis geograafia, kõik see pool ja nüüd mis nüüd esimeses maailmasõjas juhtus, oli see, et tekkis ju lennuvägi. Siis neid lennukeid oli vaja kuidagi tõrjuda. Ja kuidas, kui me räägime, kuidas käib suurtüki tule juhtimine, toona siis oli 2 vaatuspunkti, kes mõõtsid välja koordinaadid ja ütlesid, sinna kukkus ja tehti parandusi, on ju. Sellepärast oli see kolmnurk ja sa teadsid alati, kuhu see nii-öelda kukub oli. Nüüd, kui see õhutõrjuid hakati välja õpetama, siis õpetati sama põhimõttega, aga õhku nüüd. Aga kujutate ette, kui kiiresti sa pidid suutma arvutada, on ju, et lasi, lennuk lendab, lased, nii, nüüd öeldi, et läks nii palju vasakule, nii palju paremale, lennuki kogu aeg liigub, on ju. Ja siis sa pead seda kolmnurka kogu aeg jooksma kaasa, on ju, ja kogu aeg jooksad arutama, on ju. Ja mis siis kogu selle õhutõrje või selle kohta toona öeldi, oli see, et kui pihta läks, siis see oli ainult õnn. Ehk siis ükskõik, mida sa tegid, kui palju sa arvutasid, see oli ainult õnn, kui sa sinna pihta said. Ja põhiline, mida siis õhukaitse poole pealt öeldi, oli see, et vastase lennukid ei julenud lennata lähedale ja lihtsalt hoiti neid eemale. Ja rindel olles Lätimaal, siis sai ta tuttavaks ka alampolkovnik Tõrvandiga, kes on siis koos Laidonääriga läbinud täis siis kindralstaabi kooli. Ehk siis ainus, kes on terve kursuse läbi käinud. Teised on ühe osa käinud, sellepärast et kõik see nii-öelda muu ajalugu tuli peale. Aga siis jällegi juhus, et 2 eestlast saavad kokku, siis koondatakse toona seal teised eestlased ja siis saadetakse August Rei esindajana siis Tallinnasse Eesti sõjaväelaste ülemkomitee siis valimist nii-öelda siis kongressile. Ja kus ta esitati siis alguses küll taheti esitada esimehe kohale, aga nüüd tuleb teine tema hästi praktiline sõjamehe tarkus, mida ta ise ütleb, et tema oli selle rahvusväeosade loomise puhul opositsioonis. Ja miks ta opositsioonis oli? Mitte see, et ta teadis, et need on vajalikud selleks, et omariiklus tekiks. Aga sees oli üks nüanss. Nimelt olid Läti rahvusväeosad. Ja neid kasutati, nüüd paralleeli tõmmates jällegi tänase päevaga, mida teeb täna Venemaa Ukrainas, neid kasutati kõige karmimates kohtades ja neid kasutati kahurilihana. Ehk siis saadeti sellesse kohta, kuhu nii-öelda enda nii-öelda vene rahvusest inimest saata ei tahtnud. Ja sellepärast tema ütleski, et ta ei saa esimese olla, sellepärast et kui me neid nüüd väeosasid looma hakkame, siis tapetakse meid kõiki maha. Ehk siis jällegi, nii nagu oli 100 000 eestlast, see on tegelikult väga suur hulk sõjamehi. Ja Tallinnasse ta jõuab ja valitakse siis abiesimeheks. Ja Konstantin Päts oli siis esimene. Ja nüüd siit järgmisena ongi meie siis, nii-öelda, kuidas ma ütlen, siis meie oma riikluse selleks, et see oma riiklus
saaks toimuda, nii nagu eelkõneleja ütles, ehk siis me peame valmis olema selleks. Ja siin nii-öelda see, kui meile anti autonoomsus, nii-öelda omavalitsus, siis Rei ütles, et me vajame nii-öelda löögivõimelist sõjajõudu. Ja nad müüsid selle idee venelastele maha. Nüüd, mis oli kõige suurem, jällegi meie õnn ja meie kavalus ja meie tarkus, oli see, et me saime selle nii-öelda esimese sammu teha. Mille kohta on ka selles mõttes nii-öelda venelased öelnud, et Baltikum, ja küll on ja isegi siis, kui nad meist eralduvad, nad ei pane sadamaid meil kinni ja lasevad sadamatest saame läbi liikuda, kaubavedu, kõik säilib, lasevad olla seal iseseisvad, nad meie külje all ja me oleme neile hästi vajalikud. Aga mida nad ütlesid, et Ukrainaga mitte mingil juhul seda ei juhtu. Sellepärast, et Ukrainat on vaja, see on meie viljaid ja Ukraina eest oleme valmis sõidima kas või 100 aastat. Selleks, et neid anastada. Ja venelased tundsid ennast kui peremeesrahvust. Ehk siis kõik teised pidid nii-öelda neid teenima. Ehk siis kõik need rahvused. Ja sellepärast meil nii-öelda see sama, kui tekkisid revolutsioonid, tekkisid pöördelised hetked, sest ega seda tsaari armeed ju lammutas Lenin seespoolt korralikult. Rääkis, lubas kõigile kokku, et kohe-kohe, et saksa töölisrahvad ja kõik töölisrahvad ja keegi taha sõdida ja jalutavad lahinguväljalt minema, mida loomulikult mitte midagi sellist ei juhtunud. Ainus asi, kes laiali lagunes, oli tsaari armee. Ja see selline kollapsi tekitamine, anarhia, selles mõttes, kes riigiteadust õppinud, siis see ongi selle alus, et luua uut korda. Mida võib paralleelselt täna kanda ka sinna lombi taha. Ehk siis lugedes neid mõtteavaldusi, mis selle uue kontseptsiooni kirjutaja on, siis tegelikult on samamoodi, et lõpetame riigi aparaadi ja ehitame üles korporatsiooni, hästi piltlikult öeldes. Et toona see õnnestus ja samas kui hästi palju Rei puhul seda sotsiaaldemokraatlust ja kuidas ma ütlen siis, punast poolt tuuakse talle nagu etteheitvalt esile, siis tegelikkuses ta ei olnud absoluutselt mingi kommunist. Ta oli näinud, mida enamlased olid teinud. Ta on seda ise öelnud, et selles mõttes seda ei ole võimalik nagu üle elada meil. Et ta nägi seda terrorit, mis toimus, eks. Ja nüüd, kui me oma selle sõjamehe tarkusega siin otsib nii-öelda neid üle Venemaa siis eestlasi rahvusväe osasse, siis ta nii-öelda selle peale revolutsiooni siis hakkavadki hästi kiirelt need eestlased tegelikult üle Venemaa kokku tulema. Sest tegelikult nad näevad seespoolt, kuidas see kõik asi laguneb. Ja mida veel, kuidas veel selles mõttes, et venelastele see mõte maha müüdi nii-öelda oma väeosadest oli see, et siis juba tegelikult need vene soldatid, kes seda nii-öelda anarhia ja selle vaimus elasid, siis nad ju, kus nad siis süüa saavad, kus nad saavad nagu mingit kulualust ja muud, siis nad ju tegelikkuses juba röövisid siin inimesi ja selles mõttes oli see eestlaste jaoks ja tegelikult ka toonase veel Vene riismete jaoks, enda jaoks samamoodi probleem oli. Aga kindlasti maapäeva üleskutse, et siis tulge kõik koju, Eesti sõdurid, siis see mõjus oli. Ja kõige suurem võit, esimene võit oli siis rügement, esimene Eesti siis rügement Tallinnasse koondamine. Ja siis kui nüüd see esimene üksus oli tehtud, siis tegelikkuses ju samal ajal ju seda
nii-öelda kogu aeg enamlaste poolt ju kogu aeg nii-öelda kirjutati kaebekirju Peterburi, et see kõik asi tuleb ära lõpetada, et selles mõttes see on ohtlik ja nüüd sealt tulebki edasi see samm, kus hakati nii-öelda seda, öeldi, et seda ei tohi olla Tallinnas. Viidi sinna Rakvere juurde minema, mis andis tegelikkuses eestlastele kokkuharjutamiseks vabad käed. Ja noh, ja siis tuli järgmine hetk, on ju, sakslaste dessant Saaremaale ja siis öeldi, et kuule, tehke oma see Eesti diviis ja mida tahate, peaasi, et nüüd hakake seda Vene riiki sealtpoolt küljest kaitsma. Samal ajal jällegi Järvamaalt, sedapuhku küll mitte enam Türi vallast, vaid juba Järva vallast, meie õnneks on siis, aga see sama nurk on ju Anvelt pärit. Ehk siis tegelikult, kui me võtame jälle selle sotsiaalse poole, siis noh, kuidagi, ma ei tea, võtame selle maanurga sealt, on ju, siis kuidagi see ikkagi, nad said nagu sellesse, kuidas ma ütlen, selle lapsepõlves või seal juures nad kuskil pidi käima see klõps ära. Sest Rei ise ütles, et tema nagu väga, noh, ta ei kartnud tööd, on ju. Sellepärast, et oli käinud põllutöödel ja reaalselt füüsilist tööd teinud, on ju. Mitte selles mõttes, et lihtsalt, et kuidas ma ütlen, kooli peres elanud, koolipapa peres, kogu aeg lugeda saanud, kirjutada ja nii edasi. Ta pidi reaalselt seda füüsilist tööd tegema. Ja sellepärast tema see õppimise imu ja see sõjatarkuse omandamise imu oli ka väga tugev. Ja samal ajal, kui juba nii-öelda need siis sakslased tegid dessandi sinna Saaremaale, siis sinna samasse ajaauku tekib järgmine meie jaoks õnnelik hetk, kus siis ilmus sinna, kuidas ma ütlen, Rei kontorisse järsku üks ukrainlasest kolonel ja ütles, et tal on suurtükk üle Haapsalus. Et ma annan teile need üle, eks. Ja siit jällegi tänasega paralleele tõmmates, et esimesed suurtükid tulid piltlikult ukrainlasest meile ja meie andsime nii-öelda lääne mõistes esimesed suurtükid ära ukrainlastele. Mis meie jaoks olid vananenud, ükskõik, kes teine võib rääkida ilulugusid ja sellest, kuidas meie kaitsevõime kukkus, on ju, siis tegelikkuses nende järelveetavate suurtükkidega meil reaalselt täna enam lahingplaanis midagi teha ei ole. Sest meie sõda on liiga liiku selleks. Nüüd, mida see tähendas? See tähendas seda, et selles suurtüki väes oli ligi 400 hobust. Ja kujutate ette, et sulle öeldakse, et näed, siin on suurtüki brigaad, palun, need on teie, me ukrainlased, tõmbame ukrainlasse minema, eestlased, see on kõik teie. Ja sealt nüüd ongi seesama, Larka sai ju ülesande nii-öelda seda suurtüki väge hakata tegema, ehk siis üle võtma. Ja Reiga koos, nende jaoks oli esimene, kõige suurem tegevus oli see logistiline ülesanne, kust leida nii-öelda nende hobustele söök, ulualune ja nii edasi. Ja siis seal Haapsalu kandis nad sõitsid ringi ja otsisid nendele nii-öelda kohta. Ja loomulikult meie siis jällegi nii-öelda, kuidas ma ütlen, siis see oma riiklus lõppes sellega, et oli Saksa okupatsioon. Ja mis kogu selle, tegelikult selle Eesti sõjaväelaste komitee ja oma siis rahvusväeosade nii-öelda kõige suurem mõte oli see, et me oleme valmis ennast kaitsma. Ja nüüd, kui tuli Saksa okupatsioon, siis tegelikult tekkis meil ju Eesti Kaitseliit. Ehk siis
mehed, ohvitserid, kes olid väljaõppe saanud, nad läksid põranda alla ära ja tegelikult tekkis esimene Eesti siis territoriaalkaitse alusel. Ja siit nüüd lähebki tegelikult Rei nii-öelda sihuke sõjaväelase ja sõjalise poole osa üle sinna Soome. Ehk siis kus ta juba hakkab abi otsima. Ja seal on üks nüanss, mida nagu kasutati jällegi Rei vastu ja tegelikult mis oli sihuke Soome sisepoliitiline teema, oli see, et Rei olevat öelnud, et soomlased olid nagu valged lihunikud siin olid. Väga julmad ja justkui nagu oleks olnud valged lihunikud. Aga see terve elu tegelikult teda saatis ja ta korduvalt ütles, et tema pole kunagi sellist lauset öelnud. Ehk siis see soomlaste juurest jällegi see abi otsimine, saamine toona ja teistpidi nüüd ajaloos jälle minnes sinna samasse aega, kus me olime üksi, baaside lepingu lubasime, siis ju tegelikult startisid verelennukid siit, et minna Soomet pommitama. Ehk siis tegelikkuses eestlased toona jällegi tegelikult rikkusid selle, kuidas ma ütlen siis, selle kaitsemulli ära sellega, et andsid järgi. Seal kindlasti oli hästi palju nüansse, mida ei taheta rääkida meie endiste riigijuhtist nii edasi, sest avalik saladus oli see, et Päts ja Lainonen pesid Vene kulda, mis on läbi käinud erinevatest kohtadest ja muu selline. Et mida on pandud neile süüks, miks nad selliseid otsuseid võisid teha. Samas, olles näinud seda enamlaste julmust, siis nad tollel hetkel võisid ka mõelda, et okei, et see Vene loks ja eestlased, me teame, nagu elame üle selle. Aga samas nii-öelda kaitse mõttes me rikkusime selle mulli ära. Ehk siis soomlasi sai tegelikult minna sinna pommitama siit üle lahe. Ehk siis see on see, mida ma ise nii-öelda kaitse poole pealt vaatan, et see oli nagu meie jaoks natukene vale käitumine. Et kui jätta kõik muu kõrvale, mida võis mõelda, aga see, et mis me kogu selle kaitse koostöö mõttes siis olime saavutanud tolleseks hetkeks, siis aga see oli nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, sõjamehe poolt vaade, nii-öelda, kuidas nägi välja Rei nii-öelda selle kaitsetegevuse, mida oli tema näinud sõjaväelasena teisel pool. Et ma tänan ja kas on küsimusi? Vist nüüd küsib. Jah. Kui see ukrainlases polkovnikud üle andis, kui palju neid oli, kas ei tea? Brigaadi jagu. Ma jään sulle vastuse võlgu praegust. Ma peast ei olnud, sest selleks, et nüüd patareisid mehitada, läks Eesti, selles mõttes läks jupp aega, enne kui nad said need kõik patareid mehitatud. See oli selles mõttes ikkagi suur kogus. Just sellepärast küsin, et Kart on, et kahurid jõudsid Järvamaa lahingutesse. Ja. Et see, kusjuures Järvamaa lahingutes, mida ka siin, kuna siin on huvilisi, mida ma ise olen tahtnud teha, on see, et kaardistada nii-öelda meie seda militaarajalugu. Sest täna sellega tegelegi. Jah, sest täna on näiteks käisime eelmine aasta, tegin Sinilille matka ja käisime otsimas seal Oisu taga siis käisime otsimas Metsavenna punkrit. Ja siis, kui ma näitasin Maurik Jõudsoole, et kuule, me siit otsime, et kuule, mis sa kaardi pealt nagu arvad, et rahvas räägib, et seal on. See ütles, et kuule, et ära seda vaata siin, et need on kaitserajatised siin. Need on täna veel maastikul seal reliefina veel näha.
et see on see, et noh, seesama see kahurite pool, et kindlasti nad jõudsid siia ja kindlasti selles mõttes see noh, ta oli terve rindekale ka selles mõttes. Minul oleks selline küsimus, et te rääkisite, et olete väga tuttav ja Gruusias ja niimoodi. Aga seal on viimasel ajal nii palju asjaolud, nagu öeldakse, Eesti suhtes muutunud, et siin aeg-ajalt jälle loed, et Eesti Vabariigi valitsus on mingisugused Gruusia võimupartei tegelased isegi tõstsid Talhatsed ja kes ebasoovitust isikuks kuulutanud, et näiteks mina käisin siin mõni aasta tagasi Gruusias, väga hea suhtumine oli. Ma mõtlen, kas praegu Eestis ei hakka varsti juba väike vihkamine tulema? Selles mõttes olge selles mõttes rahulikult, grusiinid mäletavad täpselt, kuidas eestlased neid aitasid. Et ei ole suust ohtu, et lähed sinna, aga saad nuga või midagi mööda? Ei. Selles mõttes poliitiline elu seal lahutage nagu tava inimesest ära, sellepärast et seal on ikkagi poliitiline eliit on suund ühele poole ja tegelikult rahvas on suund teisele poole. Seal ei ole Eestis on kahti midagi. Aga nähtavasti mingisugust Euroopa Liidust ja NATOst enam Gruusia puhul jutu praegu saa olla vist. Uued inimesed ja siis vaatame, mis edasi saab. Aga kindlasti mida peab arvestama, mida ei ole arvestatud, on see, et on väga religioosne riik ja kõik, kuidas ma ütlen siis, meie nägemused asjadest sinna ei mahu. Mingi homopropagandaga sinna ei maksa väga peale minna. Sa ei, selles mõttes mitte isegi propagandaga, vaid sa ei saa nagu minna teist kultuuri peale suruma. Selles mõttes, et kuidas ma ütlen, siis jätame nagu selle poole üldse kõrvale, sest ükskõik mis ühiskond on, siis need inimesed ei vali seda. Sina ei saa valida, millise sugupoole vastu sul tung on. See on sul kaasa sündinud, mitte see, et sul ema õpetab. Et selles mõttes, et ei ole mõtet nagu üldse seda hakata kuidagi seda seostama sellega. Aga seal on hästi palju muid asju, millest meie aru ei saa, nagu väga tugev perekonnaside, et kui sa oled minister, siis loomulikult terve su suguvõsa peab töötama seal ministeeriumis ja nii edasi. Aga see on nagu perekond. See pidi Aafrikas ka olema, et kui üks inimene saab ministriks, see on loogiline, et ta võtab pool suguvõsa sinna tööle, sest see teised solvuvad, kui sa ei võta tööle. Aga okei. Suur aitäh, Tõnis, aga ära mine. Aga lähmegi kiire arutelu juurde poolele, võtame Indreku Kampa veel. Just, et Jaak, sa võid ka tulla, sa oled ka esinenud mees juba, on ju. Et meil on siin digida, ma mõtlen ennast kuidagi siia. Selle peale võib-olla, Indrek, sa saad kohe esimesena öelda, et see peegeldada seda, mis sa kuulsid ja võib-olla see sama kaitsetahte ja ajalugu toona ja hetkel nüüd nagu selles võtmes, et kuidas sul see kuuldu praegu sulle, mis märksõnu sinust tekitas? Kõigepealt natuke tutvustaksin ennast, et olen Indrek Kuusa ja ametilt olen Modja kooli õpetaja. Õpetan ajalugu ja tööõpetus, selline huvitav koostus. Ja miks nagu vabadussõda, ütleme niimoodi, et see on töökoha poolt juba ette määratud, sellepärast et Modja mõisast natukene ida pool põllu peal löödi punased tagasi 6. jaanuaril 1919. Et see juba tegelikult, ma olin 2 aastat töötanud seal koolis ja ma ei olnud sellest lahingust midagi, keegi ei olnud rääkinud. Ja siis kogemata sattusin Henn Sokuga kokku, kes issand juba, kuidas niimoodi. Ja sellest ajast peale on see uurimine, pisitasa uurimine on ikkagi kõvasti võlunud. Ja ütleme niimoodi, et koolis on nüüd väga au sees, see murdelahingute aastapäeva tähistamine, korraldame iga aasta alguses sellele 6. jaanuaril kõige lähemal pühapäeval korraldame rahvamatka. Esimene rahvamatk oli siis, kui sai vabadussõjas 100 aastat. Sai see niimoodi kribinal korraldatud ja meie oma vist ainukene nendest matkade seeriast, mis on hetkel ellu jäänud Eesti peale. Ja kasvame järjest. Sel aastal oli üle 100 osaleja. Nii, aga vabadussõja, ühesõnaga just enne siia tulekut mõtlesin, et peaks natukene mälu värskendama ja lugema üle neid mälestusi. Just nimelt eelkõige sõdurite mälestusi, kes siis Järvamaa kaitsepataljonis punastele vastu astusid
ja no muidugi kõige värvikamad nendest on Änarimehe Gustav Viitmanni omad, kes on päris värvikalt kirjeldanud seda, mismoodi see asi käis. Gustav Viitmann oli ka selles mõttes arvudise saatusega tegelane, et ta oli võetud tsaariarmeesse 1912 juba ja siis 1915 langes ta austerlaste kätte sõjavangi ja 1918 siis tuli kahe kaaslased lihtsalt tulema, siis kui see Austria-Ungari keisriigis ka asjad läksid juba väga segaseks. Ja jõudis lõpuks 1918, eks ole, aasta lõpus ja siis ta kirjeldab päris elavalt seda, eks ole, kuidas siis esimese jõulupüha hommikul vajus sisse külahümnik ja andis käsu kätte kähku Paidesse minna. No see oli eelnev lugu ka, kui ma jätan väga peensesse laskuma ja siis kuidas ta siis oli mõelnud, et ei, ma ei lähe. Ma ei lähe sellepärast, et tahaks ikka üle 6 aastaks selle esimesed jõulud nagu ikkagi kodus veeta. No muidugi pärast seda läks, sest ta oli ikkagi kogemusega sõdur, ikkagi tundis seda tungi, et on vaja minna. Aga nüüd rahva meelsus oli ära. Et kõigepealt oli ju igavene segadik olnud, maailmasõda, revolutsioon, eks ole, punased tulid, siis tulid sakslased, siis sakslased läksid ära, jälle punased tulevad, eks ole, tõeline virvarr, see ütleme niimoodi sõjaodu, täielik sõjaodu ja peale selle oli ka veel niimoodi, et punaste algne edasitung oli olnud päris kiire, et tulid ju 7. jaanuaril juba Vasknarvas tuli see seltskond, kes siiapoole tungima hakkas, tulid üle piiri ja tungisid päris kiiresti edasi, nii et 22. jaanuaril vallutati juba Rakke, sellega lõigati ju Tallinna ja Tartu vaheline raudteeliin läbi. Et see tekitas natukene, mitte just paanikat, ei saa öelda, et see paanika oleks olnud, see oli pigem see äraootus, et millal nad siis ükskord tulevad. Muidugi hakati kohe, võeti ette ikkagi meetmeid ja hakati moodustama just detsembri keskel, esialgu oli selle nimetus Järvamaa löögipataljon. See oli väga uhke nimetus, eks ole. Õige peal sai siis lihtsalt Järvamaa pataljon ja siis sai Järvamaa kaitsepataljon nüüd ametlikuks nimeks. Aga selle formeerimine läks ka esialgu ikka üsna üle kivide kända, sest ei tahetud nagu eriti tulla, sest alguses esimene mobilisatsioon oli vabatahtlik mobilisatsioon. Ja see kukkus sisuliselt läbi. Tegelikult Järvamaal ikkagi tuli mõned mehed kokku, või tähendab 10 meest, eks ole. Neile anti kähku püssid kätte ja saadeti amblasse, sest seal olla punased juba sees. Põhiline oligi see, et sõjaudu tegi eriti hulluks need kuuldused, et seal on punased, seal on punased, seal on punased. Ja punaste ratsaluurajad ju tegutsesid, eks ole, pidevalt. Ja keegi nagu täpselt ju midagi teha, me ei saa ju, meil on praegu mobiiltelefon, eks ole, saame selle kaudu infot, mis iganes, tollel ajal seda ei olnud. Sisuliselt teated ju liikusid hobuse kiirusega edasi. Toimub küsimuse vahele seda. Seal mingi aeg vist kuulutati välja, et kes nagu sõdivad varem üle võib loota väikse maalapi saada. Et siis enam see aeg võeti ka baltisakslastel vist need mõisad nagu ära, eks ole. See oli natuke hiljem. Aga neid ei kompenseeritud ära. Ja ma mõtlen seda, et nagu 39. 40. kes läksid, seal kompenseeriti ju 2 korda, eks ole, 39-40 umsiidlung ja pärast 90. aasta alguses, kuna Isamaa liit tuli hästi kristlike demokraatidega ja sõber, kompenseeriti teine kord, siis tekkisid need suundüürnikud. Aga ma mõtlen, et see, kui 18 ära võeti, ega siis ei kompenseeritud midagi. 18 veel ei võetud, see oli ka 19. Ega siis ei kompenseeritud midagi ju. Kogu ikka võtti sealt vastu, et siis tuli seal. Ei mõtlen, ega seal neil ei makstud ju midagi sellest ju. Mina ei ole väga pädev selle kohta, ma olen Järvamaa spets. Ma mõtlen, see 39. aastal lugu 2 korda kompenseeritud. Esialgu ei kompenseeritud, aga tegelikult parem erakondade poolt Riigikogus seda maaseadusesse tehti muudatusi, millega hakati mingisugust kompenseerimist. Seal oli ka Rahvaste Liidu mingine resolutsioon. Osaliselt. Balti-sakslased, kes... Kuskilt tuli seda maa ju laiali jagada, eks ole, kuskilt maa lappe, See oli 39 või 19-20, kui hakati põllumajandusministeeriumi, kes hakkas tegema seda tööd. Aga jah, Järvamaa koha pealt nüüd edasi minnes siiski mingil määral, tähendab, järjest hakkas mehe tilkuma. Hakkas tilkuma ikkagi antikarmid käsud kätte, et ikkagi tulgu ja muidugi oli ka vaimustus. 20 Paide gümnaasiumi õpilast, eks ole, astus ju kaitsepataljoni ja moodustas seal 5. roodus ühe rühma. Tulid välja ohvitserid, just nimelt need samad tsaariarmee ohvitserid sõjakogemusega, kes siis pandi kriminal-gravinal jällegi nende moodustatavad roodude ja rühmade etteotsa ja siis hakati neid järjest nagu nii-öelda rindele saatma, sest punased muidugi liikusid edasi ja võib-olla siis need murrangulised lahingud kõigepealt muidugi
peeti päris tõsine heitlus maha Järva-Jaani pärast. Seal ikkagi näiteks see Jalalõppe küla, mis on selline kõrgustikul, eks ole, niimoodi vaatab üle selle, see käis ikka mitu korda käest kätte. Ja seal, sinna saadeti ju ka kähku vast moodustatud ratsapolguüksused appi kohalikele kaitseliitlastele. Sealt pärineb selline Eesti Vabariigi kindral nagu August Kasekamp. Hiliselt oli Järva-Jaani Kaitseliidu vealik. See oli igasugused huvitavaid lugu, see oli ka, kuidas nad leidsid metsa vahelt näiteks punast telefoniliini, siis haakisid oma selle juhtme sinna külge ja hakkasid pealt kuulama. Häkkisid sisse? Häkkisid sisse. Ma korra segan vahel, et kas ei olnud Saaremaal või selline asi, et nimetati hiljem nagu valge terror, et ühesõnaga need, kes ei taht sõdida, hakkasid suured mahalaskmised ühesõnaga. No punaste poolt muidugi see... Ei, et valge hakkasid punasid laskma. See oli nagu 19 Saaremaal või? Seda ei ole siinkandis küll olnud. Ei, Saaremaal ma mõtlen oli vist oli. No see oli Saaremaa ülest. Aga selle häkkimise koha pealt siis oli see, et muidugi läksid... Aga Järvamaal niisuguse asja oli. Läksid natuke ülbeks kätte, hakkasid juba venekeelses käske jalama. Ja siis saad punased muidugi aru, et pagan, asi on halb. Need on häkitud. Ja siis siis selle kaitsepataljoni varustamine, see oli ka jälle omaette ooper, kuidas siis, no ikkagi paanikat ju oli, eks ole, Paide tarbijad ju kliima, sealt ju kõik see varandus, see topiti ju siis rongivagunisse, eks ole, taheti ära viia. Siis maavalitsuse tegelased said sellele asjale jaole ja siis lihtsalt konfiskeeriti. Et eriti väärtuslikud olid saapad, siis suurem osa nendest sõduritest on tulnud ilma korralike jaanudeta välja, aga talv oli lõpuks. Ja siis veel, ja siis oligi niimoodi, et sellest kõigest ei piisanud ja siis päris aasta lõpus siis kuulutas Paide linnavalitsus andis välja sundmääruse, kus siis kõik, kellel olid kahekohatoalised korterid, need siis pidid välja panema ühe komplekti aluspesu ja sooja riideid. Selleks, et siis riidesse panna. Ja kolmetoaliste korterite omanikud, nemad pidid andma paari saapaid. No saadi, aga ma ei taha nüüd väga pikalt rääkida, et murrang saabus tegelikult juba 5. jaanuaril 1919, kui punased ründasid Müüsleri mõisa. Neile saadeti kähku appi kaitsepataljoni üksused, kes küll esimeses lahingus said, pidid tagasi tõmbuma. Punastel oli ikkagi tõsine ülekaal, õnneks kaotused olid väikesed ja edaspidi suudeti nagu need üksused, kes Müüsleri lahingus osalesid, nemad siis saadeti nagu tagasi Valgmaale ja Põhjaka mõisa ja sealt, nemad olid need, kes siis pärast muudade lahingud nagu peale tungima hakkasid. See raskuspunkt kandus nagu kuidagi hoopis, kõigepealt läks umbes 70 punast Peetri peale, seal peeti 5. jaanuaril lahing kuni pimedani, kuni Eesti meestel laskemoonaks otsa saama, siis nad taganesid kiiresti Vodjale. Ja Vodjal hakkas kogunema see grupp, eks ole, kes selle vastulöögi nagu andis. Sest sinna saadeti kivekähku ülemjuhatuse poolt, saadeti ratsapolgu üks eskadron, 100 mõõta. Tegelikult olid need üksused väiksemad tollel ajal. Et rood ei olnud mitte 100 meest, vaid oli vähem. Ja siis, kahurid, eks ole, et 2 kahurit. Ratsapolgust ratsapool patarei ja siis 6. jaanuari hommikul hakkasid punased Peetrist liikuma, nad olid ilma luureandmetatest, eelmisel õhtul olid Peetri kaitseliitlased maha lasknud nende ratsaluurajad. Tuli ehku peale, eks ole, siis jõudsid kõigepealt Purjavere külla, mis on praegu Vodjaküla ja sealt hakkasid siis üle välja tulema nagu Vodja mõisa peal, aga seal oli juba ligi 200 meest ootamast neid. Lisaks sellele Peetri kaitseliitlased ennast tiiva peale ka ära peitnud. Ja kui need siis kõik tulda andma hakkasid, siis punastel jäänud midagi muud üle taganeda. Ja siis... tulid madalaks kõrgemale ka. Jaa, tulid just täpselt. Ja siis üritasid ennast Öötla külas kindlustada ja siis tungis nende selja taga veel teisel positsioonil olnud selle kaitsepataljoni esimese roodu 20 meest, kes kasutasid kerge kuulipildujaid. Ja tõmbati mõlemalt poolt tuli peale ja siis pärit punased tuleb lagama. Ja sealt edasi tegelikult Järvamaa oli sisuliselt juba nädalaga enam-vähem vaba punastest. Seal juhtus veel see, et seal rakke ees võeti enne kotti, osa nendest võeti vangi ja nii edasi. Aga korra küsin, kus need Saksa väeosad selleks ajaks nad pandud olid?
Balti-Saksa, tähendab kohalikke No sakslasi Landeswehr- see oli koos nallik. Landesvere need Jaa. teraskorpuse need . ei, need olid, Landeswehr, see on hoopis Läti teema, see aga no see teraskorpus oli need . see on ka Läti Siia teema. need- aga nemad siia nagu ei tulnud ju . Balti pataljon. aga need keisrilikud aga väed , see oli meie poole keisrilikud väed olid läinud juba selleks ajaks vist jah jah ?, jah , keisriväed olid läinud, jah. tähendab seda, et tegelikult Vabadussõda Järvamaal oli algatuse mõttes ja ettevalmistuse mõttes pika vinnaga, Jah. aga teostuse mõttes käis sutsti kiiresti selline 1,5 kuud või? jah, ise organiseerumine ja päris kiire ise sihuke organiseerumine. 1,5 kuuga oli nagu Järvamaal nagu Vabadussõda otsustatud. Jah. kui me mõtleme Vabaduse kaardi ja kommunaarid löödi ka et kiiresti tegelikult tagasi nagu Vabaduse jah . kaardi vaates Järvamaad punane pool väga hõivata ei saanudki. Põhjatiiba ja siit ida külge siis lõuna külje peal jäi sinna Viljandi poole pidama. see ja pigem see Põltsamaa kanti ja vaat see. ja seal, et tegelikult meieni jõudis ka ainult seal Tapa poole pealt ja Rakke poole pealt, raudteeliinid on ja nendest. aga Paides konkreetselt Türil suuri lahinguid nagu ei olnud jah ? ei, muidugi punastel oli selge siht, nad tahtsid ju Türi hõivata. okei . Raudtee- raudteesõlm ikkagi, jah. raudteeliin läbi lõigata, jah. ja see õnnestus ära hoida, just nimelt sealsamas Valja mõisa põllu peal. ja tüüpiline jällegi, me võtame järeldusi, et see olukord jällegi kooliõpilased, jälle märksõna, et kui üle vabariigi olid noored need uljad, kes läksid noored . no nagu reaalkooli poisid olid seal ka , võimalik ja Jaa. nagu reaalkooli poisid olid Tallinnas , eks Õppusõdurid. ole , ja sõdurid, et aga see on tegelikult veel natukene laiem teema, et kui sa väga õigesti märkisid, et just siit kandist on pärit väga mitmed, eks ole, Eesti omariikluse loos olulised mehed, kes on Eesti eest võidelnud, siis ega see seondub väga paljuski selle nii-öelda haridusküsimusega, et ju üks ikkagi eeldusega Eesti riigile oli see, et meil tekkis, eks ole, omakeelne haritlaskond, mis tekkis tänu sellele, et keiser oli 1802 taas avanud Tartus, eks ole, ülikooli. et kui meie esivanemad said Pärisorusest priiks, kogusid jõukust, hakkasid, eks ole, jõukamad pered saatma oma esimesi poeglapsi, eks ole, gümnaasiumisse, sealt juba ülikooli. ja kuna ikkagi siinkandis on, eks ole, suured ja ütleme viljakad põllud, eks ole, olid ka jõukamad pered, kes said, eks ole, seda endale rohkem ka lubada, et nende siis pojad said parema hariduse. On ju näide, et ega mitte kõik pered seda ei saanud endale lubada, kuna kõik see maksis teatavasti. Hea näide on ju meie kuulus klassik Anton Hansen Tammsaare, kes oli ju väga suurest perest pärit, see oli kokku 10 last, nii et isegi pereisa ei suutnud kõikidel osta korralik jaanuari. Et käi, ütleme, eks ole, nii-öelda halva ilmaga õue. kõige jõukamad pered vist olid Mulgimaalt nagu üldse tol ajal . no just, eks ole. aga nad läksid Albu kanti. linakasvatajad seal Lõuna-Eestis . ja siis, eks ole, lõpuks ju põhimõtteliselt Tammsaare isa muidugi kraapis raha kokku, et anda ühele pojale parem haridus, on ju, korralik haridus täpsemalt. Õnneks tegi väga hea valiku, on ju, aga need ülejäänud 9 õde ja venda, et selles mõttes, kui me jõuame August Reili, siis kui ta asub juhtima 1919 asutavat kogu, siis ju võeti vastu seal ka oluline algkoolide seadus, mis võimaldas, eks ole, tasuta hakata õppima eesti keeles just absoluutselt ja teine pool oli see, mis sinu ettekandest jälle väga õigesti, et tõesti, kui esimene maailmasõda algas, oli ikkagi eestlaste jaoks põlisvaenlane Balti-Saksa parun. Ja seepärast tõesti ka mindi sinna sõtta rõõmuga ja see täpselt seondub selle maaseadusega, et jällegi asutav kogu võttis ju sügisel 1919 vastu maaseaduse, mida ju täpselt need mehed ja naised, kes võitlesid Eesti eest vabadussõjas, väga ootasid. Nad tahtsid hakata võitlema omaenda maa eest. Ja see Eesti maaseadus ikkagi nagu tundub täna, et see oli nagu iseenesest mõistetav, et niimoodi pidigi minema. Aga omas ajas oli ikkagi see väga radikaalne maaseadus, eks ole, riiklu seaduse jõuga võttis eraomandi käest ära. Viivituski andeks. Rekvireerimine põhimõtteliselt. Ja ega ka ütleme nii-öelda asutavas kogus parempoolset jõud kõik ei olnud. Selle poolt nagu ei olnud. Niivõrd siis radikaalse seadusega. Aga need vasakpoolsed jõud, kes seal, eks ole, omasid enamust, võistid selle vastu ja maa sai lõplikult meie omaks. seal oli ka seda reetmise tunnetust, et baltisakslased läksid ikkagi keisarliku Saksamaaga väga palju kaasa, et seda Balti Hertsogiriiki, et seal oli ka väga poliitilised kaalutlused, miks neid samme tehti, et see majanduslik võim tuli baltisakslastele ka lõpetada ära ka vabariigis, et nad ei tõstaks uuesti pealt. seal oli ka see huvitav olukord, et me võitlesime koos, ütleme, Loodarmee Judenitšiga, eks ole, kes olid teatud määral nagu monarhistid,
oleks nemad peale jäänud, nemad poleks Eestile vist iseseisvus andnud, bolševikud andsid, et antud juhul oli isegi bolševikega oli parem kokkulepe saada, kui ütleme, oleks Judelitši väed võitnud, sest sel juhul võib-olla poleks Eesti Vabariiki tekkinud, eks ole. kusjuures see on see, mille peale me tihti ei mõtle, et 24. veebruar 1918 Tallinnas, ma arvan, enamus Tallinna eestlasi ei teadnud, et Eesti riik on sündinud. Ja kõige rõõmsam see oli Saksa okupatsioon tuli kohe peale. Ja sellel päeval kõige rõõmsam seltskond olid kohalikud sakslased, kuna Saksa vägi lähenes. Ja. Järvamaal siin oli 25, ma üldse Paide. Loeti ette see deklaratsioon. Vabariigi välja nagu, et Paide rahvas sai vabariigist teada. Üks päev peale Pärnut nagu tuli ju. Kas Tohuustreini ei toonud seda manifesti siin? See liikumine. Konstantin Pätsiga käisin ju. Ei, see oli keegi teine oli. Üks Viljandis üks trükkimine oli mitmes kohas aeti tagasi seda trükkimist. Ja need olid mitu versiooni, mis erinevad linnades on erinevad. Üks päev oli nagu varem oli Pärnus, eks ole, järgmine tuldi siia. Aga jah, nüüd on natuke ajalugu räägid, kui ma prooviksin tänapäeva tulla korra selle kaitsetahte vaatesse nagu, et ma just mõtlesin selle sama, oli see maaseadus ja nii edasi, aga siin küll rohkem Larkaga seondub, aga tegelikult ju need, kes vabadussõjas võitlesid, tegelikult nad ju pettusid Eestis. Sest ju vapsid ju selles mõttes pinnad tekkis ikka. Just, et selles mõttes, et nad toona ikkagi ju nii-öelda pettusid. Et me olime võidelnud, me olime selle Eesti kätte saanud, siis nüüd tegelikkuses koondus see võim jällegi mitte demokraatia kätte, vaid mingi niisuguse kuidas ma mõtlen siis kaklevate, omavahel kaklevate poliitikute teatud kliki kätte, nagu öeldakse. Jah, ja siis ju see vaikiv ajastu ja kõiki see, mis sellele järgnes on ja selles mõttes see jällegi teistpidi vaata nii-öelda seda meie ühtsust murendas. Ja kui me läheme nüüd nii-öelda sellesse Eesti riikluse hoidmise juurde seal oli samasugune kaklus siis enne vabariigi väljakuulutamist oli meil kaklus kõva kaklus. Enne taasiseseisvumist oli meil kõva kaklus ja lõpuks mingi viimasel minutil me saime nagu kokkuleppe, kuule ikka see tekst sobib ja see nüüd kõigil osapooltel sobib. Et selles mõttes, et on nagu naljakas see, et kuidas eestlased kõigepealt peavad omavahel mingi hullu kakluse läbi tegema. Ma arvan, siin on natuke ka teistsugune vaatenurk võimalik. Et demokraatlikus ühiskonnas, nagu me tahame, et Eesti oleks, Eesti on siiski olnud Eesti riik suuresti demokraatlik. Et ongi arvamuste paljusus, ongi palju vaidlusi, aga meil on siiski, ma arvan, Eesti rahvana, väikse rahvana oskus vaielda, aga sellel õigel hetkel lõpuks kokku leppida. Ja siit nüüd tuleb seesama see kaitsetahe, mida üritatakse täna ka ju erinevate teemadega nagu murendada. Küll on see tuulikud, siis on mets, siis on mingi polügon ja siis kui sa vaatad nagu kust kohast see info tuleb see tegelikult jookseb jälle see mingi väikse punkti juurde kokku mis asub seal teisel pool idapiiri vennad, kes toksivad ja näevad selle jaoks vaeva Tallinnas on ka pika nagu tänaval. Aga samas näiteks 91. vabalisime sealt NSV Liidust niimoodi, et ilma ühegi laibata, mis on päris hämmastav võrreldes teisi NSV Liiduvabariike. Jah, aga seal oli, sellest on ka nagu selles mõttes tegelikkuses ju ei ole räägitud sellest, kuidas me raadiosidet häirisime. Väga palju pole räägitud. See, kuidas Tallinnas Vene üksustel omavahel ei olnud infovahetust. Vene üksustel. Just, Vene üksustel ei olnud omavahel infovahetust ja ega ta sellega see ära nagu ka ju selles mõttes hoiti ära. Eesti alale ei moodustada omooni. Ja ma mõtlen nagu võrreldes sellega, mis toimus, ütleme, Bakuus, eks ole, seal tankid või Tbilisis sapöörilabidad või isegi Vilniuses, eks ole, või Riias siseministeeriumi ründamine, et meil nagu natuke peksti inimesi seal piiripunktides, aga minu meelest isegi ära tapetud, Aga selles mõttes, et laipasid nagu meil ei olnudki nagu, eks ole. Ma ei räägi seda, mis Armeenias on Šaleksid sõdima ja Dnestrjärne vabariik ja Abhaasia, Tadžaarid, ühesõnaga, ja Kesk-Aasiasse läks madinaks Vergana-Org. Et meil on ikkagi, selles mõttes läks niimoodi, et ilma madinata saime minema. Ainuke riik, mis olime, liiduvabariik. Millele Jaak vihjaski, et vaatamata selle sisemisele omavahelisele mõõduvõtmisele
raskel ajal nagu ei leidnud omavahel kokku endale ikkagi omavahel. See on, ma arvan, see kaitsetahade puhul hästi oluline, et see demokraatias me peame suutma taluda neid erinevaid arvamusi, aga kõige kriitilistel hetkedel ka otsustada. Sest see hoiab ka nagu rahvale seda usku, sest 33 on ju läks 33 läks palavik ülesse ja 34 tuli reaktsioon tegelikult on ju, et vapsid ära keelata, aga see keel läks nii kaugele, et tegelikult keelati demokraatia ära. Aga jällegi täpselt see, mis toona toimus Eestis, see toimus ütleme laiemalt Euroopas, kogu see majanduskriis ja demokraatiakriis. Jällegi, mis on möödunud sajandi ikkagi õppetund laiemalt, et kahel korral on Vene impeerium, mis tundus suur ja suur igavene, on üpris kiiresti varisenud kokku. Et see venelaste kannatuse kumm võib olla hästi pikk, aga kui ta korra peale, eks ole, siis ta võib väga ootamatult see impeerium kokku variseda. Juhtuks see jälle. Sellepärast Venemaa rünnakut täna Ukraina suunal saab ka vaadata, tegelikult on ju Vene impeeriumi ühte nagu agooniat on ju, et kuidas vastu pidada lagunemisele, et me lähen teisele kallale selleks, et oma sisemiste probleemidega mitte tegeleda. Ma ei tea, kui õigisem, aga öeldakse, et kui küsitakse hiinlaste käest, et kuidas te suhtute tolleaegsesse suurde kodanikku revolutsiooni, siis pidi ütlema, et see on alles nii värske värk, et ainult paarsada aastat, et me ei ole veel seisukohta võtnud. Pikas vaates me ei tea veel, kuidas see lõpeb, eks ole. Aga kuna meil aja otsa meil koomale, et tegelikult meil on 1,5 tundi juba läinud, et me saame siin ka väiksed viimased lõpusõnavõtud ja lõpumärkused veel teha. Jah, et ma arvan, et me selles mõttes oma ajaloost peaksime nii-öelda seda spiraali mäletama ja selle spiraali teise poole mäletamine oli see, et tahetakse seda vabadust pealt käest ära võtta. Ja selleks, et seda vabadust uuesti kätte võita ja leida see ajaakena, mis meil on siiamaani hästi õnnestunud ajaaknad leida, siis seda raske, see läheb iga spiraaliga, nagu spiraal läheb järjest suuremaks, seda läheb järjest raskemaks selle ajaakna leidmine. Sellepärast ongi meil vaja mäletada ja mõtestada seda, mis oli meil varem ja õppida nendest vigadest, mis meil oli. Just see, et meil on vaja vaadata nii-öelda selge pilguga tulevikku ja kuidas me ühiselt seda Eestit siin ehitame. Ja kui me nagu seda poolt ei näe, siis see Eesti lagunebki laiali. Et siit on hea jätkata täpselt, et ajalugu tuleb tunda, sest ajalool on komme teatud variatsioonidega korduda. Tark rahvas õpib oma ajaloost ja ma arvan, et me oleme õppinud, eks ole, me ei ole tõesti täna üksi. Me oleme ise teinud, ma arvan, peaaegu kõik, mis üks väike rahvas suudab, kuigi kahtlemata alati võib veel midagi teha. Ja samal ajal siiski meil on täna vaba demokraatlik riik ja nagu ma ütlesin, eks ole, me peame nautima igat hetke selles vabas Eesti riigis. Sest ajaloo pikas vaates on seda aega, kus on Eesti riik olnud, see ole üüratult vähe, et meil on igal juhul õnn elada sellel imelisel ajal ja ma arvan, et me ei pea praegu väga palju kartma, aga me peame olema valmis. Põhimõtteliselt on eelkõnelejad ju minu mõtted ka juba välja öelnud, nii et ma ei hakka võtta. Et tõepoolest ajaloost peab õppima. See on hästi oluline. Aga küsimus selline, et kas ikka praegu peaks nagu ikka rohkem soolatikke konserve kokku ostma, eks ole, igaks juhuks. Ega see paha idee, eks ole. Soolaga peab lihtsalt arvestama, sool vanaks ei lähe ja soola tuleb nii palju võtta, kui palju sul on liha, mida panna sisse soolata, sest rohkem ei ole mõtet võtta. Sest soola põhiküsimus ei ole... ta vanaks ei lähe, ta allitama ei lähe sool ju. Mis see suure kogusega peale hakata, kui sul pole suuri lihatünde? Ja lihtsalt öeldakse, kui on mingisugune kriitiline seisukord, siis soolatikke enam ei müüda nagu et... Tänapäeval on akupangad ja suksed asjad vist vajalikud. Ja generaatorid ja raadio ja genekas ja nii edasi. Tänapäeval on see soola asemel on see hulga olulisem. Aga vaatame filmi. Vaatame filmi. Suur tänu, et niisugune väike hoogne arutelu pool sisse. Juhtmood sa mulle tagasi kinkida on.